mõtlesin, et kava tuleb. Võte! Bert paneb soolot. Bert pani 3,5 peal mööda risk. Joogipunkt tuli risk, mehed pani üks tammi taha risk, mitte midagi ei teha. Sa oled mitte midagi, sa isegi tiimi töö ei aidanud, seal ei olnud mingit võimalust tähendab. Intsiks vedama risk, mõtlesin, mul on järgi risk, nuudel kurgus, mitte sittegi risk. Nii, kaamera siia. Ja no see vana õla probleem on jälle, tuli esile. Ott tuleb ka. Kuidas soojendustega on see? Oota, mõtle, mis pidi seda tegema. Soojendustega on nii, et ega palju ei anta neid. 2 tükki oleme saanud nüüd. Kevadel Navarras ja... On lootust, jah. Kas on üldse veel mingit lootust teil ka olümpiale pääseda? Väike lootus on. No katsekad on muidugi Eesti katsekad, seal võib-olla tuleb norm ära, aga praegu, kui nüüd saab jalavigastusest jagu, siis on võimalus. Aga paaris, ma usun, me paaris küll ei lähe vist. Sest mis seal salata, mul on tunne, et teie olete ju tegelikult Eesti ainuke lootus, kes sellel alal võiks üldse... No see on arvudane ala selles mõttes. Keegi seda teine eriti ei tee. Metsas niisama nagu keegi jooks, me ei hakka lihtsalt sihitult, et meie nagu teeme seda. Ja noh, me oleme ka aruselt sellepärast, et me nagu ei lähe laiali ükste, sest me ei jääks ära. Ühte meest otsiti ei leitudki üles, mõtlesid 3. tiimimees. Peaks kuskil allutagusel olema praegu. Klapp, 129. Aga ikka lootus jääb, et ega muidu selle alaga ei tegeleks, kõik olümpiale. Olümpia, jah. Kas siuke ala nagu meelitab ka sponsoreid ligi? Mis see meelitab? No natuke meelitab, aga nüüd ei ütleks, et nüüd siin... Aga kiita ei ole. Kiita ei ole, jah. Vaatan, siin on mingi Toronto. Ja see on mul venna särk, aga see ei ole minu oma. Mul on ka sain selle särgi, aga... See on kapteni särk, kapteni must särk, see sinine särk on see, kes jookseb risti, eks ole, teeb tuubleid ja must särk jookseb ees. Rääkige üldse varustusest, et kas on nagu oluline ka mingid erilised kingad või mingi spetsiaalne, no ma ei tea, kepid või... Minul on näiteks nüüd see tuuletakistus on siin ees, et see nüüd lõikab tuult, see on spetsiaalne rätik. Sõditi Atlantas välja 94. aastal. See on nailan või? See on vastava määrdega, siit sääsed nagu jäävad kinni. Ei tule suskama jooksu ajal. See on hea. Mul on selline müts, et see on, kui tuleb siuke asi, et on tagamees hüüab, et kuule higi tuleb, siis ma lihtsalt tõstan pea üles ja tuul lööb selle mütsi niimoodi peast ära. Ja siis teine mees püüab kinni ja tõmbab üle näo. Ja no teine asi on siin see nokk ees, et kui tuleb puu ette pimedas jooksed, siis mitte midagi ei näe metsast. Et siis nagu suurema kahjustus on nagu see tõmbab endasse kinni. Noh, pärast ei saa kätte muidugi. Mets sigasid ja rähne ja siuksed asja saab ka ära. Oi jumal, jah. Kui sul vaja on näitled, sa ütled mulle. Kas intervjueerija kadus? No eks nad siin kõik kaovad ära tasapisi, et see on paks mets. Hea mets. No ja mis seal oli? Oota, jaa, ma mõtlen. Vasikul, no seal oli väga raske. See oli väga hull mets. See oli väga raske distants, see oli lepavõsa põhimõtteliselt. Soo pinnaga kaetud. Seal oli okastraadid, värgid kõik. No jah, pärast tuligi välja, et see oli... Ahah, jäta meelde. Ott paneb kirja pärast. Et jah, seal oli raske, see oli väga raske. No tõmbab kinni kohana, kui sa ikka jooksed pulis saati muda sees. Ja kui on okastraat ka, see tõmbab kinni, see tõmbab täiesti kinni su. Rästikud ja ma sain 4 korda rästiku käest põlve ühte samasse kohta. Või tähendab jalga. Siia. No sul ongi põlv ju siin. See kukkus sul seal, Leningradis alla. Ei kukkunud. Kus siis? See oli siin samas katsekatel. Ah nii? Eestikatel. Ei, ta vajub mul, jah. Oota, üks hetk. Auto. No tunneb ära kõrv selle ja põhimõtteliselt näpp hakkab vibreerima, kui tuleb mingisugune suurem müra. Isegi juba, siin vanemad mehed juba teevad markidel vahet.